Peeter, sina oled meelelahutusliku õnne- ja mälumängu Mõmm üks korraldajatest ja sul on esitada publikule isu tekitamiseks paar küsimust. Ole lahke. Alustame selle esimesega. Esimene küsimus on see, kuidas on ühendatud jalgpall ja hea kirjandus. Ja küsimus on sellest, et Franz Kafkale meeldis väga mängida jalgpalli. Jalgpallis, nagu teada, on teatud positsioonid, on väravaht, on kaitsjad, keskväljamängijad, poolkaitsjad ja ründajad. Ja küsimus on nüüd nagu selles, et millisel positsioonil Franz Kafka mängis. Ja ta mängis sellepärast ühte teatud positsiooni, ta kuulas ema sõna. Ema ütles, et mängid seal. Küsimus, mis positsiooni ta mängis ja miks ema ütles, et sa pead just sellel positsioonil mängima. Kõik, kes vastavad, kindlasti te saate targemaks, lollimaks ei jää. Ja kui te olete kohale mängule, te saate veel rohkem teadjamaks, aga mitte targemaks, sest mälumängus tarkust ei jagata, seal jagatakse teadmisi. Tarkus tuleb kuskilt mujalt. Ja kas õige vastuse saab teada siis alles nii-öelda mälumängu õhtul siin samas teatrisaalis? Kõik tulevad kohale, loosime välja Liviko rändauhind. See on olemas, Liviko rändauhind. See ei ole rändav, aga Liviko auhind on rändav. Selge, ja teine küsimus? Ja teine küsimus nüüd seondub, me paneme taustal ühe loo mängima. Ja küsimus on nüüd selline. Selles laulus räägitakse kahest Suurbritannia linnast. Nende linnade vahemaa on kuskil maksimum 70 kilomeetrit. Ja küsimus on nüüd selline. Millistest linnadest on juttu ja mitu selle linna võistkonda mängib Inglismaa Premium League'is. Nii et kuulame muusikat, võib-olla hakkab tulema. Et võt selline küsimus. Ikkagi jalgpall ja 2 linna Inglismaal. Ja auhinnad on jälle, Liviko rändauhinnad on olemas. Need tere tulemast mängule. Ja kes on veel selle mälumängu toetajad? Mälumängu toetajateks auhindadega on Paulik, Santa Maria, Õllenaut, Tõugrupp ja Audiotehnika. Auhindu on kõigile, nii et jätkub. Ainult tulge kohale, te ei pettu.